Maailmaturu hinnad on jälle tõusnud ja tänagi hüppas kütusehind tanklates veidi kõrgemaks. See on isegi valitsus pannud muretsema ja otsustati täna ära jätta kevadeks plaanitud aktsiisitõusud nii mootorikütustel kui elektrienergial. 1. maist pidid kasvama vedelkütustele, elektrile aktsiisid ja kõik need me jätame ära. Järgmiste aastate puhul tehakse otsused siis juba järgmiste aastate eelarveid tehes. Kui sa oled või riik on planeerinud muidu mõistlikel aegadel, kus kütuseturul sellist survet ei olnud, aktsiise tõsta normaaltempos, siis hea peremehelik ja hea majanduslik on neid ilmselt sellel hetkel mitte teha, kui kütuseturul on väga suur ebakindlus, kõik põleb. Meie tegelikult kaalusime seda otsust juba pikemalt, sellest hetkest peale, kui see sõda ka lahti läks. Meie küsimus oli pigem see, et meil oleks vaja näha Rahandusministeeriumi pikemaaegset prognoosi, milline mõju sellel on riigieelarvele, sest see on ilmselgelt riigis saamata jääv tulu, ehk siis see tulu jääb ju saamata, mis tähendab seda, et mingid kulud jäävad riigil sel juhul ka tegemata. Et milline mõju see on riigieelarvele, eelarvepositsioonile oli see, mis meil oli selle otsuse tegemiseks lõplikult vaja teada saada. Aga kuna nafta hind mõjutab ka riigi tulusid, siis tegelikult ma arvan, et on väga mõistlik, ja on õige otsus tänase aktsiisitõus ära jätta. Opositsioonierakondade arvates õige samm, kuid vaja oleks rohkemat. Nii nentisid nad juba eile, enne kui valitsus tänasegi otsuse tegi. Selleks, et reaalselt hind alla saada, siis lisaettepanek, mida Keskerakond on teinud, on ka käibemaksu alandamine 12%. Meie ei soovi mitte jätta maksutõususid ära, vaid keerata juba tehtud Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 poolt tehtud maksutõusud tagasi. Miks siis lisaks mootorikütuse ja elektriaktsiisitõusu ärajätmisele valitsus aktsiisi või lausa käibemaksu ei langeta? Selle hinnanguline kulu on umbes 40 miljonit ja ma siiski meenutan, et arvestades riigikaitsekulusid, ka muuhulgas tänast näiteks sõnumit pensionitõusust, kõigest muust, riigieelarve on defitsiidis, mitte ülejäägis, nii et otsused peavad ikkagi lähtuma ka sellest raamistikust, mida sa saad teha. Kui opositsioon tahab oma selliseid maksuplaane, et makse tuleks samal ajal alandada ja rohkem kulutada, reklaamida, siis eks nad seda võivad parlamendis või kuskil mujal teha. See aktsiisitõusu otsus oli tehtud hoopis teistel tingimustel ja teises kontekstis ja teistes oludes. Ja kui olud muutuvad, siis mõistlik valitsus ja tark valitsus vaatab oma otsused üle. Opositsioon ütleb, et veel mõistlikum ja targem valitsus langetaks ka seniseid varasemaid tõuse, langetaks käibemaksu. Ja sest opositsiooni arvates raha tuleb kust seina seest.